Tere tulemast mehed, A&O Holdingu kontoris siin Rakveres ja UFN-i podcasti teine osa on meil siin algamas. Ja sellel aastal siis 13. detsembril Rakvere spordihallis juba 4. korda toimus siis UFN-i võitlus ehk siis Underground Fight Night. Ja kui eelmine aasta sai meil see video siin 4400 vaatamist, siis sellel aastal prooviks ju 5000 täis saada, et oleks ju tore eesmärk, on ju Mark? Ikka iga aastaga paremaks nagu üritust. Gert ja Mark, et kes siis sellel aastal võistlevad ja võitlevad oma vahel, mida on uut võrreldes eelmise aastaga ja milliseid matše saab juba praegult avalikustada, et mitu matši üldse tuleb? No, praegu on kuskil pool võistluskaardist on umbes koos, et töö käib. Näiteks eelmise aasta see vöödliitli matši kordusmatš on. See aasta meestel siis kõvem motivatsioon, lisaks vööle siis sõidavad ära saalist Volvoga, mis on siis UFN-i logodega. Päriseks? Mitte päriseks, kasutusõigus. Täpselt mudelit ei tea ja kui pikalt, aga üks meie sõber Pärnus pani välja nagu motivatsiooniks võitjale. Aga kes siis on see mees, kes pärast neid Volvo võtmed tagasi küsima läheb nende boksijate käest? Küll Gert läheb. Gert läheb, okei. Ma loodan, et see minu Volvo ei ole. Meelis lihtsalt ei tea veel. Meelis ei tea veel lihtsalt. Nüüd sa ei tea. No ikka juhtub. Aga mis veel tulemas on põnevat? No tegelikult on peamatšina on meil see aasta esimest korda Eestis üldse esimest korda sukkasin Pere-Nakli matš ehk siis ilma kinnasteta fight. Jah, just tahtsingi jõuda sinna küsimuse juurde ka, aga räägi lähemalt, mis see endast kujutab? See ongi siis põhjust on boksireeglite järgi, klassikalisi boksireeglite järgi siis. Aga mehed siis kindaid ei kasuta, et ainukene kaitse, mis neil on siis rannesidemed. Need on nukid on paljud, ümber nukid, et nukid peavad olema paljud. Ehk et Pere-Nakkel tähendabki seda, et nukid peavad olema paljud. Ehk et kes tahab näha verd, higi ja visaraid, siis see matš kindlasti. Kui enne näed, siis sellest matšist kindlasti näed, jah? Et see saab vist ma arvan, päris verine matš. Muidu näiteks, kui see Inglismaal tunnused, kui kickboxis peab olema see meditsiinitiim peab olema nagu ringi kõrval, siis seal peab olema lisaks veel auto majasid süüde sees. Ongi nii, jah? Lugesin, jah. Aga seda on siis üks matš või? Seda on üks matš, kui proovime üle matši. Et lihtsalt kiirem autosid ei ole rohkem mõtlema. Ja ei, me tegelikult ei ole leida võistlejaid Eestis, see on nii brutaalne. Et ma võin näite tuua näiteks UFC, üks endine tšempion, see Luke Rockhold, kes lõpetas UFC-s ära. Mõtles, et läheb proovib seda Pere-Nakkelit, siis ühe matšiga löödi läbi ambe kaitsmetu, löödi 2 esimast välja ja sina luuludi ka puruks. Siis ütles, kurat, viimane kord, et ma olen teen MMA-d edasi parem. Mida tegelikult peetakse ka brutaalseks, kuna seal on ka kindlad ju väiksed. Aga tegelikult olgem ausalt, et see nii hull ka ei ole. Ja ma saan aru, et siis selles... Võistlejaid juurde saada, siis tegelikult on väga äge. Ja ma saan aru, et siis selles matšis lähete oma vahel kokku. Seda vist ootavad ikka kõik kogu aeg. See jutt ei jää vist kunagi. Ei no, enne kui seda matši pole olnud, ega siis see jutt ei lõppe mitte kunagi. Ja siis lisaks muidugi Rakvere mees Ranel Rohtla osaleb, kes on kohalik publiku lemmik. Eelmine aasta ikka sai korralikud ovatsioonid endale ju. Ma mõtlengi, me see aasta panime meelega talle Prantsuse võistleja vastu, et tõenäoliselt on oodata Prantsuse sõdureid ka saali, et siis läheks nagu kõvemaks mölluks, et kuna tal on siin poole hoidjad, et siis on vastu panna, et siis tuleks kõvem kisa. Ja Prantsuse fännid eelmine aasta tegid ka ju väga kõva möllu ju. Ma mõtlengi, talle tulebki Prantsusmaalt tuleb vastane. See oli üli lahe ju. Meelis, sa eelmine aasta käisid ka vaatamas seal mõnusas VIP-sektoris. Et esimest korda ja kuidas siis mulje jäi? Mõnus loomulikult, mõnus, eriti just sa rääkisid prantslastest vaata kuidagi, kuna eestlased istusid suhteliselt vaikselt, nagu oleks nagu kullid alguses. Ja siis prantslased olid need, kes tegelikult selle ürituse käima tõmbasid. Tegelikult kõigepealt oma prantsuse esindaja peale, ja siis loomulikult me ilusad ringi tüdrukute peale. Jah, seda küll, aga Meelis, kas sa ise oled ringis proovinud seda, mis need siin enne rääkisid, paljaste nukkidega võitlust? Ma ei tea, kui sa mida ringiks pidada. Boksi ringi siis, ütleme niimoodi. Huvitav, ega tegelikult meie regioonis siin on suhteliselt uus, eks ju. Aga kui me nüüd vaatame, just oleme Gerdiga arutasime seda mingi aeg siin sõitsime koos kusagile ja rääkisime just, et tegelikult see nagu brittidel on see peale jalgpalli on see nagu rahvusport. Et siis suure tõenäosusega seal mingisuguseid linnakestes on iga nädal lõpp on mingi Pere-Nakkel võistlused. Siis pannakse need põhupallid, pannakse ümber, ringi ennast nagu ei ole, ütleme boksiringis, pannakse need põhupallid, pannakse ümber ringi ja siis seal sa näed mehed mingi ümberring on tohutu rahvamess, vilistavad, kisavad, panuvad pannused, see on nagu selline
mingi laada üritus vanasti meil oli, aga see tekitab niisugust tohutut huvi, pärast minnakse, istutakse sõbralikult pubis koos, tehakse väiksed pindid ja elu läheb veel edasi, see on selline kohaliku elu, ütleme selline kultuuri osa siis. Noh, Rakveres on pubis nii, et kõigepealt käiks istutakse ja siis mingeldaks kaklema. UFL läheb ka edasi alati ilma pubis. Aga on tulnud tagasisidet ka? Aga väike uuendus on see aasta ka muidugi, et alati on probleem olnud see, et pole kuhugi edasi minna, et see aasta on siis ametlik afterparty on klubis Kärole, et kõik saavad meilt edasi minna ja pidu edasi pidada. Selge. Aga on muidu linnast tulnud tagasisidet ka näiteks politseilt, et kuule, ma ei tea, pärast UFN-i mehed seal praktiseerivad nähtud oskusi. Nad tulid eelmine aasta isegi kohale, ei mäletate, politsei. Nad isegi käisid seal korra kohal. No tahtsid ka näha ju suurepärast üritust on ju. Kas sisse läksid? Ei. Esimesest uksest läsin, teisest läsin. Aga Gert ja Mark, et on siis 4. kord Rakveres seda UFN-i korraldada, järgmine aasta on siis ilus 5. juubel. Aga oskate kuidagi neid seniseid aastaid kokku ka võtta ja kuidas need on üksteisest erinenud? No selles mõttes ikkagi erinenud, et iga aasta me üritame midagi paremini teha ja võimsamalt. Et tegelikult see eelmine aasta siis saigi kuidagi see nii hea, nii võimas, et tegelikult pani sukse väikse pressi peale, et sa pidasid see aasta veel paremini teha, et ega siuksed pea töötab kogu 24/7 ja 365 päeva aastas, et igast jurada tuleb päris palju tegeleda. Aga millised on suurimad probleemid, millega olete senise aja jooksul silmitsi seisnud? Ma just tahasingi, ma ei hakka praegu mainima, et no igast just Gert ütles, kurat oleks 90 saaks need probleemid palju lihtsamini lahendatud. Aga tuleme igast jamaga tegeleda siin vahel. Aga tooge ma ei saa hakkama selles mõttes, kõik on timmis, kõik läheb kogu paremaks, aga eks ikka tuleb jooksma igast asju ette. Aga tooge mõni naljakas juhtum, jah? Mis on maailmas on mina märkan seda natuke siin Eestis ka. Et fighterid, näiteks amatöörfighterid on hakanud nagu valima omale fighte, vaata, näiteks minu... Ja kus juures see aasta on... Tobe, no seda mõtlen. Nad vaatavad, et Tyson Fury käest küsitakse, et kuule, et äkki teed sellega, see ütleb, et kuule, et ei tee küll, et ma teen sellega, siis mõni amatöör vaatab, et kuule, et ma ka siin võin valida, et kuule, kui see ütleb, et ma ka ei taha ühega teha. Et see aasta tõesti jah, et ütleme, profifightidega pole probleemi olnud, aga pigem on täna juba keeruline neid amatööri kohale saada. Pigem on õnnelik, kui sind kutsutakse 2000 inimese ette võistlema, vali seda vastast. Et selles mõttes jah, nad pigem need amatöörid on täna valinud siis millegi pärast sukest väikeste võistluste või ütleme siis saalisiseste võistluste vahel, mitte ei ole siis kohal sukse suure show võistlusel. Ja teisalt on teistmoodi võistleb, mõni ütleb ainult aeg ja koht jumala sabikele vastu. Ütleb Marek Saare, vaata, kes on iga aasta saab kõva kostlepim, aga ikka siiamaani ütleb, et pole vahet, mis kell, pole vahet, kes on vastu. Ütle ainult. Aga kas üldse nagu need fighterid, keda te sinna võistlustele meelitate või kui kutsute, palju neil üldse sõnaõigust on, kes neil vastu tuleb, näiteks profimatšide selles mõttes ma ikkagi panen nad paika, panen ikkagi kogemuse, vanuse ja niimoodi selle järgi, et palju on fight'i kellegi all, et siis kirjutadki jälle ühtepidi ja teistpidi, aga eks need fighterid üksteist teavad ja tihtilugu ongi see, et kui keegi teab, et tundub, et natuke tugevam, siis nagu ei taha, et ma just mäletan enda ajast, kui ma 90 lõpus võistlemas käisime, et siis me seisime reas seal, treener valis välja ja tegelikult see oli pettunud, kui sind ei valitud, et täna on see asi kuidagi täiesti nagu kuidagi muutunud. Mugavusühiskond võib-olla äkki. Võib-olla jah, et meie ühiskond on liiga hea. Ja siis treener tahab õpilasele teha mingit seda ilusat rekordit nii-öelda ja vahest õpilase käest vahest ei küsitagi, treener ju vaatab need asjad üle. Tõsi, aga Meelis, selle aasta oled ka kindlasti kohal, jah? Ma loodan. Absoluutselt. Ja mida sa sellel aastal ootad lisaks prantslastele, mida sa juba mainisid, et kas ootad selliseid, ma ei tea, knockout'e või knockdown'e või kohtunikega lahetatud neid, millist boksi sina hindad, kas sellist brutaalset ja niimoodi ringi mees maha või mismoodi? Vaata nagu just poisid rääkisid, et prantslasi ootame ja veel, et mingid mõtted olid tegelikult oleks sellised huvitavaid matše, nagu näiteks üks asi on see, et oleks ka mingisugustel kohalikel, mitte mingisugustel, või oma kohalikel poistel võimalus siis ütleme oma oskusi proovile panna ja ka veidi tugevamate vastastega, et kust see kogemus tuleb siis, et kui sa oled kogu aeg ringist kõige kõvem, no siis arengut eriti ei ole, samas kui sa oled toas kõige targem, siis mine sealt toast ära, kuna sa ei arene. See poleks toas. Just. Et tahaks nagu meie oma poistele ka saada mingisuguse sellise matši, kus saadakse tugevaks ja just see kogemus, kus tuleb selline tuhandete inimeste ees nagu siis võitlemine on ju. Samas mida nagu tahaks oleks teha selliseid huvitavaid nagu siis oli mõte, et kuidas prantslased panna kokku inglasega. Tähtsud, et briti, prantslase maalahing või mingisuguse on ju nagu see oli see
mingisugune fight for the Britain või mingisugune teha mingi huvitavat, tuua britte kohale, tuua siis prantslase kohale, panna need omavahel võitlema, tekitada mingisugust melu. Samamoodi oli mõte. Ekrelase ja Reformierakonna. Tabasalus nad juba tegelesid. Tabasalus juba toimus. Et kui saaks, nähtavasti palju see aasta jõuab, aga minna kogu aeg nagu seda redelit mõelda ülespoole, et ütleme teha mingi Eestis tuua soomlasi, panna eestlased, soomlased oma vahele, teha nagu põnevaks inimestele, mitte lihtsalt nagu mats, vaid nagu põnevaks teha. Tekitada mingit intriigi, mis sellest saab nüüd. Et see oleks selline üritus ikka, kus inimesed tulevad kohale ja nad tahavad näha nende intriigide lahti argnemist ringis. Üks poha siis, kas ta see on kellegi, kes lüüakse seal kummide vahelt välja või on kohtunik otsusega, et see on mingi intriig, mis nüüd saab. Et need kaks omavahel pannakse kokku, et see on põnevus, mida tullakse. Ja loomulikult samas ka glamuuri. Vaata, me oleme ju, meie ütleme, selline lääne tsivilisatsioon on umbes mõni 1000 aastat alates siis vanas Kreekast, Roomast ja mis oli Roomas kõige vaatemängulisem, oli ju Kolosseum. Jah, gladiaatorid. Sutsati võõgaga ja tehti igatsugu asju ja siis inimesed vaatasid ja kes kõige rohkem kisasid, naised kisasid. Meil oli see põnev ja huvitav, samamoodi nagu siin, et oleks intriig, samas inimene saaks ennast viisakalt riidesse panna, istuda, juua klaasikse veini, elada kaasa kogule selle üritusele. Seda nähtavast on see mõte, mida me üritame teha. Ja siis poisid rohkem, mina rohkem nagu siis sõnadega. Jah. Väga hästi, aga Mark ja Gert, et eelmisel aastal siis teie üritus sai ju üle Eesti ju väga palju kiitust. Saite veel nii palju, et Õhtuleht kirjutas, et te olete Lääne-Virumaa aasta oodatum spordisündmus ja seal UFN-i spordifotod valiti Eesti parimaks pressifotodeks, nii et mis tunde see üldse teist tekitab ja kas selline tähelepanu tekitab ka sellist võimalust, et mingid uksed avanevad, mis muidu võib-olla jäävad suletuks, kas tuleb uusi sponsoreid või mida iganes, et kas tekitab midagi sellist? Ma mäletan, mitu korda, kui ta helistas mulle peale võistlust seal 6 aja jooksul. Mark, kas sa ikka said aru, kui suure asjaga me hakkama said? Praegu ma mõtlen, et ma ikka ei saanud. Siis hakkas tulema, kas hakkas mingid auhindu tulema, kas mingid artikleid tulema. Siis ma nagu mõtlesin, et lahe näha, nüüd ma tagasi vaatas, mõtlen, et too hetk tegelikult ei saanudki. Ja tegelikult on et mis mind ennast nagu alati mõtlema pannud, et me oleme Rakveres, et see ei ole nagu tead, mis suur, et enamus olete need boksivõistlused toimuvad Tallinnas, on pealinnas. Et see, et me just teeme siin väikses kohas ja ta on siukse tagasiside saanud ja just nimelt see, et see pressifoto, see auhind ja siuksed asjad, et tegelikult on siuke hästi südatsoojendav asi, et teed nagu õiget asja, et jääd nagu silma, mitte see, et me punnitame selle silma jäämisega, vaid me teeme ka oma asja ja siis selle pigem on vastupidi, me ei punnita, sest meil pilti näiteks kuhugi ei lähe, pigem vastupidi meil. Ja tuleb loomulikult see, aga kas see edu on siis toovud mingid uusi sponsoreid või? Pigem siukene asi, väike uudis, et ma ei tea, et kõik teavad siukest äppi nagu see Tazen. See, mis näitab Tyson Fury matse, Usiku matse, Joshua matse, nende ju mänedžer kirjutas Kertile, et Kert võib rääkida, et tõenäoliselt on see inimene siia tulemas, et meiega koostööd teha. See huvitav, et tegelikult see keegi kirjutas siis Meelisele nende boksimatside osas ja siis Meelis andis mu kontakti. Nii et me olime veel reisil olles, siis see inimene võttis muga ühendust, et nad on klassis Inglismaalt siis Tasoni äpi mingi tegelane. Ühesõnaga tahab tulla siis detsembrisse vaatama ja eks me siis näeme, mis ideedega. See läheb riikidesse, maailma riikidesse. Et selles mõttes on nagu, kui me juba nii kaugele kuidagi jõudnud oleme, et siis see on nagu eriti sükane. See kompliment on juba, et sükane võtab ühendust ja siia tuleb meie väiksesse. Ja need Meelis paneb oma Volvo ka uinnaks ju. Igal juhul. Mida veel osata tahta on ja? Aga Volvo on juba kõhame teha. Ei, no muidugi. Igati töökindel auto ju. Meelis korra hüppame boksi maailmast raamatute maailma, et sul raamatute müük ju käsil jätkuvalt, ma olen lugenud su raamatut, on täitsa huvitav. Muidugi spoiler alert on see, et sa jääd ellu on ju seal esimese raamatu lõpus on ju. Aga kuidas on, et kas esimene trükk on välja müüdud, tuleb teine osa või kuidas on, et me kevadel ju istusime ka Rakveres ühes kohvikus maas on ju seal Bueno Vistas ja rääkisime raamatust. Tagane külm oli ka. Või oli vara kevad või hilistalv või kuidas iganes seda keegi soovib öelda, et aga jah, siis meil ju oli ka arutelu, et esimene raamat, kuidas on? Kas on välja müüdud, läbi müüdud?
tead, see on veidi pikem kommentaar siis, et ma ei oleks kunagi arvanud, et see raamat tekitab sellist vastukaja. Ja see raamatus loomulikult, kui ma kirjutasin esimest raamatut, siis need, no mõni imestab, ütles nagu, kuidas sul saab nagu nii palju lugusi olla? Noh, sellel ajal 90 iga päev juhtus midagi nii põnevat, et igast päevast võis kirjutada mingisuguse, ma ei tea, mitte erisugused välja. Ja siis ma kirjutasin suhteliselt pealiskaudselt mingitest lugudest ja nüüd, kuna see on tekitanud nii palju tähelepanu, noh Eestis bestseller, Soomes, nüüd on välja, Soomes on bestseller, meie oma naabrite juures on ju. Ja nüüd me laieneme selle igale poole edasi, et siis tulevad siis erinevad tõlked erinevates keeltesse, Skandinaavia, Põhjamaad, Hispaania keelde. Londonisse on siis üks publisher, ma ei taha ka neid publisheri nimetada, kes siis tahab seda nagu siis seal levitama hakata ja nii edasi, siis selle raamatuga tuleb teine osa loomulikult. Võib-olla ka kolmas, aga et siis kuidas ja see lood, noh, et siis ongi, et nagu selles teises osas on, tuleb tagasi pöörduda esimesse ossa, rääkida veel mingid lugusid ära ja nii edasi. Ja tegelikult see on mingisugune selline meie oma ajastu, millest tegelikult räägitud eriti ei ole. Eriti ma mäletan just, mitte ma mäletan, vaid eile spordisaalis, just mulle üks treener tuli küsima mingisuguseid küsimusi 90-ndatest mingisugustest, et kuidas tekkisid mingisugused sellised asjad. Ja siis ma seletasin talle ära, et aga ma ei tea, aga keegi ju ei tea, aga keegi ei räägi ka nendest. Aga võib-olla on mõni elus mingisugune, no, kes on seal 50 aastat vangis istunud, aga ta ei suuda rääkida neid asjasi. Nagu nad ei oska sõnuritta seada, et keegi peaks rääkima, seletab inimestele. Noh, nagu ma just ütlesin, et tead selliseid neid Sitsiilia maffia või CIA lugusid kõik kohad täis, neil on sadu ja sadu, mitte tuhanded raamatud, filme rändatud, aga meie oma lugu nagu ei ole midagi. Aga lihtsalt see aega võtab nii kaua. Tõsi? Ja siis kuna Gerdiga arutasin, kui ma see süütetööre lühem on. Oodata, kannatada ju ei jõua, tahaks kiirimini minna, aga see on selline, et rongi ees joosta ei ole vaja. Tuleb rahulikult igal asjal oma aeg. Aga jah, seal on arengupotentsiaal tohutu ja me oleme selle teel. Aga see jah, ma mõtlengi, me käisime Meelisega siin teise pool lahti ja siis üldiselt kõrvalt vaadatena nagu ongi see mingit ühte väikest asja tahad, siis Meelis käis ühel koosolekul, siis jooksime teisel koosolekule, sealt juba kolmandale, et meil oli nii väike ajaaken, aga oli vaja rääkida nii paljude inimestega, et tegelikult see raamatu promomine, siuke asi on ikka päris hull töö tegelikult. No sul on see. Aga kuidas filmiga lood on, Meelis? Töös. Filmiga on ka selline, et kui ma seda alustasin kõike, siis noh, saaks ühe filmi. Nüüd on niimoodi, et kuna see lugu ise on selline, see lugu on nagu teatud stsenaarium, universum, kus siis luuakse franchise, mingisugune karakter, kes siis on olemas. Nagu see istub siin kahe vahel on ju. Me pole pilgi üles, siis palju kommenteerisid, noh, on julge käia sellised videolistega. Võiks jõuda tagasi. Ja siis seal on siis plaanid on väga selline film, järjed, TV-seriaal, dokud ja nii edasi. Ühesõnaga täisprogramm. Aga on peanäitleja välja valitud ja see on töös, nagu ma saan aru? Seal on, kuna vaata siis see film ise tuuakse nagu siis tänapäeva. See on nagu filmi tegevus toimub tänapäeval ja siis mingisugused jupid me põikame tagasi siis minevikku, aga TV-seriaal on siis 90-ndatest. Okay. On erinevad näitlejad siis. Aga millal on selline õhkõrn lootus, et midagi võiks näha? Mis aastal? Näha võiks. No võt see on see dirigeerias, kui sa tahad kuulda jumalad naermas, siis räägi kõva häälega oma plaani. Ma see süütuna mõtlengi, et ma vist olen rohkem ootel, et ma tihti nagu iga nädal pärast mees maanis oli, et noh, et kas kauge see film on, et kauge see on, et nagu jõua ise ära oodata, et nagu ette mida mees tundma. Eks see kannatus viib sihile lõpuks, ma tahaks loota. Aga siin juba kuulutud räägivad, et Meelis ei ole ainus kirjanik, kes meil raamatutega. Kas Gert vastab tõele, et oled tegemas ka raamatut ja millest see kõneleb? No küll vastab tõele, jah. Tegelikult ma olen seda alustasin juba tegelikult, ma arvan 5-6 aastat tagasi. Aga nüüd siis kuidagi selle viimase aastaga olen saanud, ütleme siis mustanud ja olen kirja saanud kõik. Eks palju oli selles ka, et inspiratsiooni siit samast kõrvalt, aga jah, lood on ikka nagu ikka 90-ndad ja 2000-ndate algused, et siuke mingid asjad on seal oma elust ja olust ja kasvamisest ja tegemistest, et midagi ma olen siin kirja saanud ja antud momendina siis on nii kaugel, et keegi töötab seda praegu Tallinnas läbi ja
okei. Visuaalvaatlusel võid arvata, et siin on lugu, mida rääkida. No tõsi. tänapäeval on moes kirjutada neid eluloo raamatut ja maskeerida romaanideks, et probleemi vältida. Jah, oota, aga Mark, millal siis sinu raamat tuleb? No, olgem ausad, mu nooruspõlve ei ole vist tormiline kood kui nendel meestel, aga no ma see aasta kirjutasin 3 artiklit ajalehte, neid 2 tükki neist avaldati esikaanel ja need, ma tegelen asjaga. Väga hästi, no lasteraamatuid saab teha. Ei ole ainult suured pitsepsid, kuldketid ja keelakad pead, et meestes on sisu ka ikka. See on ju kõige olulisem, nii et paistate silma kui mehed, kes erinevad teineteisest nii välimused kui olemused. Teistest, soengud on teil samad, on ju, juukserid on üks sama, eks. Aga kas te seda UFN-i Gert ja Marki siis üritate teha meelega sellist teistmoodi, et erineda teistest kodumaistest võitlus, kas võib öelda võitluskunst, võitlusspordi üritustest, jah. Kas see on nagu meelega selline suund võetud? Ma ütlen ausalt, et tegelikult ei otseselt selles mõttes teen lihtsalt seda, mida nagu oled tahtnud teha kogu aeg. Aga pigem ikkagi, kui oleme ikkagi saanud teha teistmoodi, siis teeme teistmoodi, jah, aga isest jah, lihtsalt teeme oma asja nii, nagu me seda oskame. See, et ta nüüd nii palju hakkab teistest erinema, noh, et see ongi niisugune. Peamine erinevus ongi võib-olla see, et me ei ole meelega lasknud kuhugi pilti ja meil on nagu niisugune nii-öelda heas mõttes segapudru, et boks, vergnakkel, kickboks ja kõik on nagu koos. Et tihti tehakse kas üks kindla spordiala ja siis nagu näiteks kickboks ja siis on terve õhtu nagu neid. No äärmisel juhul, kui ta soon hakkab näitama, siis on lugu. Kui see inglis räppart näitame, et siis selle võtame vastu. Siis on nagu mõeldav. Aga Eesti mõistis me ei ole seda teinud. Kuna Eesti, ütleme, siis on ikkagi meil elame suht väikses riigis. Tegelikult meil on Delfid ja TV6 ja kõik variandid on olemas, aga me oleme... Aga sellel jah, et me ei tahaks ikkagi, et see, kuna see korraldus ise võtab nii kaua aega alati. Et siis ma tahan, et sinni me tuleks ja näeks seda koha peal seda... Mis juhtub UFN-il ja UFN-il nagu veegases. Tõsi, aga kui palju seda välissurvet on, et ma ei tea, tehke pilti ka ikka mehed ja näidake, et ma ei tea, ma tahaks ikka näha... Seda ikka on, et miks teil ikka ei ole, miks seal ei ole ikka, mõned küsivad. Jah. Aga kas te midagi sellist olete teinud Eestis ka, et mille järgi nagu teised šnitti võtavad? Et teie olete, ma ei tea, mingis asjas pioneeri? Mina ütleks niimoodi, et kui me vist hakkas tegema esimest korda, siis oli ka ainult liig või? Aga praegu vaatad, praegu on neid juba mingi 5 või? Pigem mulle tundub, et siis nagu hakkas neid tulema juurde nagu. Jaa. Meelis, sul on väidetavalt üks naljakas lugu rääkida meestest, kes su kõrval istuvad, et kuidas üks paljudest siis, et kuidas te tutvusite, et kas sa tahab Meelis jagada seda, et mul on vähemalt selline info antud. Arved, ta mõtleb seda arvemaks. See oli siis, kui me esimest korda Meelis kokku saama, ma räägin ise siis. Räägi see, et see arve ei maksa, et veel palju minema. Just. Äkki räägid veel? No nii. No las Gert räägib, kui ta on nagu nii algaja kirjutab. No eks ta peab soojendaks. See lugu oli lihtne, et me pidime Meelis kokku saama. Ja siis saime seal Tallinnas restos kokku seal all kohvikus ja no ikka siuke ärevus ja siuke aukartus ja... Kummal siis ärevus ja aukartus? Kelle oli aukartus? Kõigil kolmel, Ja astasime kohvika sisse, tellisime kohvid asjad ja jutustasime, rääkisime oma lood ära seal ja mis me ikka siis kaheksa Markiga tõusime püsti, kõndisin minema ja... Võtsin varme maksvata ja... Ja siis poole tee peal järsku küsisin Markiga, kuule, kas sa maksid arve? Mark ütles, ei, ma sain perse küll. Ma ei maksnud. Mul oleks 90 juhtumist, see oleks ka pärast kuuli vest hakata. No ma arvan, et ei oleks Rakkurisse tagasi jõudnud enam vist. Gertis ma saan aru, see on boksiga tegelikult. Aga mis Marki aga kui lõpuks lahenes ikkagi nagu ilusti. No ma helistasin Meelisele ja Meelis ütles ärgu mõnetsed, aga ma vaatasin. Ta tuligi meil lahe järgi. No väga hästi. Aga Mark, kuidas teil nendel aegadel, mis praegult majanduses on, et kuidas teil toetajatega lood on? Et teil on ju peasponsorid laias aastusi samad olnud. Meil on vedanud jah, et meil seal seina taga istub üks suur mees suure südamega, kes on ju 4. aastat meil järjest sponsor koos siis Arliga, keda siin ei ole, ma on siis Stellen 24. Et tegelikult ma ei ütle nende kohta, et suure südamega, et nad meile pappi annavad, aga vaid lihtsalt nad ongi suure südamega inimesed, ma tunnen neid juba ligi 10 aastat, et meid on nagu head sõbrad nagu ka ja
et selles mõttes meil on nagu vedanud. Ja käivad ju alati vaatamas ka, ma saan aru. Ja loomulikult, et selles mõttes jah. Ja selle korda tahan ka selles mõttes nagu kiita, et kuna ma korraldasin ju seda UFN-i algselt ju Tartus ja ütleme seal siis no väga keeruline oli saada kedagi, et kes üldse toetama tuleks või kes asjaga, et siis kui me Rakverest tulime, et siis Rakveres nagu tõesti müts maameestes, et nagu iga aasta ja samad toetajad, et see on nagu noh, tase oma ette, et kui sa tõesti nagu 4 aastat juba järjest nagu toetad seda ühte sama, et kas ta siis läheb nii palju tal endale korda siis korraldus ja asjad, et see on nagu tõsiselt hea asi. No kuidas Rakvere linna toetusega on? See aasta toetusega Rakvere ka, jah. Väga hästi ju. Aga Gert ja Mark, et te olete omavahel ju head sõbrad aga kuidas on üldse kahekesi koos üritust korraldada, et ega tihtilugu võib olla see, et ürituste korraldamise puhul võivad tekkida sellised ma ei tea, nägelemised või lihtsalt te lahendate tülid sellega, et lähete ringi ja panete üksteisele molli ja... Ma arvan, et põhimõtted ja eesmärgid peaksid olema nagu sarnased, aga isikuomadused võiksid olla võimalikult erinevad. Seda, kus suures mul täitsa palju küsitud, asi nagu toimib. Et kuidas me läbi saame ja selles mõttes korralduseb koha pealt. Aga vaata, kuidagi on sattunud nii, et Mart teeb ühte asja, mina teist. Meil on täpselt nii need asjad, mis Gerdile meeldib teha, ja meeldib mul teha, mida mina ei taha teha. Neid ei oskab Gert hästi. Nagu näiteks? No näiteks ongi kas või see sama sponsoritelt raha küsima. Mina nagu ei suuda, ma Tartus oli niimoodi, et kui ma ei näinud kellegis küsima, et kui keegi tuli pakkuma, siis ma võtsin seda vastu. Aga muul ju ma tegin ise, nui 4 ma tegin seal ise, ma panin selle raha siin ise alla, isegi kui ma miinusesse jäi. Aga ma lihtsalt ei suuda minna inimestega. Mina näiteks ei ole. Aga Mark on jälle vastu. Mina ei ole ehitusmees Gert, kui kõik või see Gert on üles ehitatud. Aga teil piisab ju mingi firma kontorisse minna, teha niimoodi ja raha tulevad. No Gert ütles, et oleks 90. alles asi hoopis teine. Aga täna kahjuks. Anna siis vastatakse ainult kui palju. Millal vaja on ja kui palju on. Aga ei, selles mõttes see klapp on meil nagu üli hea. Ma olen aru saanud päris raske leida vist teist inimest, et kõik on nagu imestavad ka, et kellega asjad hästi klapivad. Et üldül jah, 2-3 aastat ja siis minnakse juba laiali, et üks teeb ühte tee teist, aga praegu on tõesti väga hea klapp. Siis on ju seda ainult rõõm kuulda. On, mul endale ka, et selles mõttes. Ja loodetavasti siis kuni veel kõvasti üritusi tulemas. No võiks tulla, jah. 10 vähemalt ju. Rahulikult. Aga jah. Kui me rääkisime enne siin naljakatest juhtumitest ju eelmisel aastal ju kaalumisel, läks ju teil ju seal ka actioniks ju, et kas see oli nagu selline skripti sisse kirjutatud, et näed, sai lehte korralikult või oli see täiesti juhuslik? Paljud kirjutasid küll meile, et hästi korraldasid selle või on see skript, et... Me ise ematsime ka, et mul enda jaoks oli üllatus, et nad seal kättpidi kallad. See oli vist öösel mingi 12, Gert ütles, et see öösel palju osteti. Ma panin öösel, ma sain selle videoklipi sealt ja siis panin selle öösel vist 12.30 ajal panin ülesse. Ja kui hommikul vaatasin pileti müüki, siis tõesti pärast seda klipi ülespanekut tõusis piletite müük nagu, et siuke huvitav asi, mis nagu töötab. Aga jah, siin kord... Välismaal on ju väga moes, seal on ju turvamehed asjad kõik palgatud, turvameeskonnad ja kõik. Aga ei, jah, meil see ei olnud nagu planeeritud, et see lihtsalt juhtus nii. Okei. Aga siis ma ei saa küsida, kas selle aasta ka plaanite niimoodi, et oleks ju lahe. Kus teil see aasta kaalumine tuleb? Ikka seal Lillers siis ju. Ma tõenäoliselt küll praegu, tõenäoliselt küll. Ja sinna on siis ka oodatud rahvas vaatama. Kindlasti tuleb selle aasta rohkem rahvast koha peal vaatama ka, ma kujutan ette. Ma loodan. Kui eelmise aasta see action... Nii on läinud iga aasta läheb siis küll. Seda küll. Et näiteks me tegelikult alustasime näiteks laudade puhul, 30 tipplauda me juba eelmine aasta, või see esimene aasta üldse kokku. Aga praegu on 60 lauda, 35 on juba müüdud. Päris hästi, jah. Nii et ikkagi jah. Et huvi on tõusnud. Luma palju nagu veerima läinud. Aga Meelis, sa ju ise ka oled ju tegelenud ju korralikul tasemel boksiga, et kuidas teil kaalumistel on olnud siis omal ajal, et kas mindi seal ka nägelema või seal käis viisakalt ja... See oli kuidagi nagu teistmoodi, ma vaatan täna neid noori kukkesid tegelikult kuidagi selline, kui sa vaatad sellised tõeliselt head, ma ei tea, mingi Ussik või Joshua või keegi või ma ei tea, Triple G, kes on kuidagi viisakad, intelligentsed. Ja siis, kui on aeg rääkida mitte suuga, vaid rusikatega, siis minnakse ringis tegema seda. Ma saan aru, kui sa teed seda marketingi eesmärgi. Yeah. Aga kui sa oled lihtsalt selline nahaalne ja arrogantne, siis 90-ndatel siis oleks pärast ringis või pärast seda, kuidas sa käitud seal, oleks nagu vesteldud mujal. Et see on kuidagi selline, on aeg
rääkida ja on aeg lasta rusikaid käiku, need on 2 erinevat asja. Minu meelest on see selline, et kui sa näitad respekti vastase suhtes, sest vastane on ju see, kellega sa siis nagu lähed neid asju klaarima. Et sellega sa nagu näitad ka respekti ise enda suhtes. Kui sa käitud labased, siis näitad, et sa oled ise labane mats, et tegelikult sa oledki suur põmbja, kelle koht ongi kuskilt saada alasina olla keegi taob sulle. Aga vastupidis näitena McGregorid ja need vaata see. No vaata, McGregor tunnistas ju ka ise seda tegelikult. No vaata see, kuidas ta lihtsalt nagu tolmumatina kasutas teda see Nurmagomedov on ju, eks ju, nagu tolmumatina, eks ju. Ja ikka ta nahaalselt, arrogantselt käitus, tegelikult teda kasutati nagu jalamatina ja ikka käitus niimoodi, mida see käitus? Aga no ta ikkagi 2 tsempioni. Ma saan aru, aga ta tunnistas ta ise seda, et tegelikult ta ei saanud hakkama oma kuulsusega, et ta sai liiga noorelsaks ja rikkaks. Ja siis ta ei suutnud toime tulla sellega. No seda on rääkinud paljud sellised, kes on liiga noorelt saanud kuulsaks või rikkaks. Ja siis ei saa hakkama sellega. Tegelikult see on vastutus. Kui sa oled tugev, kuulus, rikas, see on vastutus, kuidas sa käitud maailma suhtes ja teiste inimese suhtes. Sa pead näitama ka eeskuju, eks ju, mida tegelikult ei ole. No, mis eeskuju ta näitab selline Pärdik? Ütleks Pärdiki jalaga tagumikku ja ahvipluuri käitus ja näitab ennast, eks ju. Et sul ei ole midagi nagu näidata. Aga mis puutus veel siin sellisesse, ütleme selle UFN-i, sa küsisid mitu aastat, kas me tahame paremaks teha, tegelikult nagu mõtted ja plaane päris palju. Aga neid, me oleme rääkinud siin filmidest ja asjadest ja siis ka Londoni mingisugustest boksimaailmast ja tegelikult neid suhteid on hästi palju ja tulgu juurde. Et me loodame tekitada rahvale tegelikult sellist väga huvitavat nagu siis surprise'i, kes on kohal ja kes räägib seal. Kui see nüüd õnnestub, siis me päris nagu ei tea. Mõtlete plaanide sponsorite juurde, et tegelikult see oleb esimene kõne lähebki tegelikult mul kas Anneri Larli, et kas te sealt me saame üldse vaadata, millised plaanid me saame täita viia. Kui plaane olla kõik täis ja kui meil ei ole raha, siis neid plaanid jäävad ellu võimata. Nemad on nagu selle ürituse fundament. Kui seda algus paigas ei ole, siis ei jaksa hakata. Siis ei tee midagi enam. Aga mis auto järgmine aasta Meelis läheb, et kui see aasta läheb sul Volvo ära, et siis... Kui läheb see aasta Volvo ära, siis järgmine kord ma tulen bussiga. Selge. No siis saavad ju sõpradega käia ringi pärast. Aga igal juhul väga, väga tore ju. Meelis, sa käisid Rakveres ja tegid ühe väikese näidisteeningut. Kuidas see läks? Siin Rakveres... Said oma kogemusi jagada. Aga ma arvan, et seda peaks küsima kellegi teise käest. Ütleme, mina nagu treeneri rollis on ju, peaks küsima, kes nagu oli treenitava rollis. Ma küsin võtnud Silja käest. Gert oli treenitav, Gert räägib. Minule sopis, kuna ma olen ise selle vanakooli boksitreeningute baasiga, siis Meelis oli just täpselt see sama, kus mina alustasin, oligi täpselt sama trenn. Nüüd kuskil 20-30 aastat hiljem peaaegu, et samad trennid ja mulle nagu meeldis. Kerdi vastase käest ka võid küsida, ta oleks traumamukkiga. Ma tahtsingi just küsida, et mis... Aga mis seal siis juhtus, Gert? Kerdi läks natuke vist õnnetult, jah, et... Te oli jalgtid pitsis. Hakkas mind lööma ja panin lihtsalt ploki liiga tugevalt vastu, nii et vastasel tuli piitseps, tuli küljest ära. Nii et ta tuli operatsioon kohe järgmisel päeval või samal päeval juba. Aga sellest ju taastub ära vist, ma kujutan ette või... Minul on see tehtud, mul on käsi mutriga kinni, ta on küll tugev, aga see liikuvus ei ole päris see. Aga sport on tervislik. Muidugi. Kõik on tervis. Tervisekassat tuleb ka ju toetada ja ometigi. Aga kas see mees nüüd edasi veel boksib ka või ei boksi? Boksib ja seda... No ega ta ei ole mingi boksi, aga selles mõttes trenni teeb ühesõnaga. Ta on täitsa taastunud. See on jah sellest, et see meie selline kirg oli lapsipõlves, aga täna siiamaani ikkagi nagu sporti teha, trenni teha ja boksida ka. Et see on selline, kui see pisik jääb sulle sisse, siis ta jääb kogu aeg. Ta on jah, ega ta kuhugi nagu kaduma ei lähe, et... Aga kas boksiga võib alustada ka hilises eas, näiteks minusugune võhik, kes boksiga pole kunagi tegelenud? Kindlasti, mul on enda Tartus boksiklubi ja loomulikult ma näen seal tihti lugu vanemaid mehi, kes on alles tulnud ja alustavad algul jõusaalis ja kuna mul on see boksisaal on kohe selle jõusaali kõrval, et siis väga paljud on sinna ümber kolinud ja leidnud just selle vanema seas selle boksi harrastuse. Aga kas boksida saab siis ka, kui valu läbi on madal? Sest ega päris suur tõenäoliselt saad ju haiget seal mingil hetkel. Ta on siukene, et see peab meeldima, ütleme nii, et... Aga tegelikult muidugi saab. See sõltub sellest, kuidas... Kotitrenni saab ka teha. Sa ei pea olema mingisuguse meistersportlasele kotiks, kes tahab siin, kuna sa ei kannata valu. Aga küll see, mida sa ise teed. Esiteks on see, et boksitrenn on aeroobne, see on väga kasulik trenn. Emotsioon, sa saad juksed emotsionaalse laenguse, see on tõesti mõnus. Alguses ei ole muidugi.
aga teiseks on nagu see, et nagu iga mees võiks natukene õppida, mis tähendab, kuidas lüüa, kotti kas või lüüa, kotti, lapasi, varju lüüa ja nii edasi, natuke nagu aru saada sellest, et see on niisugune mehelik tegevus. Ma olen ise spordisaalis, ütleme siis, isegi jõusaalis ma teen ennast korralikult soojaks ja vahel löön varju lihtsalt. Ja siis mitu sellist, ütleme siis keskealist meest on, mulle meeldis näed, et kas ma saaks ka teha, äkki õpetad mind ka kuidagi, miks sa tahad teha, tahad aeroobselt nagu teha endale või ei, no ma tahaks natukene, no ise suured tugevad mehed on. Ei, no ma tahaks nagu täna peal tunda ennast kindlamini. No. Naise kõrval näiteks mine jalutama, tunne kindlamini ennast. Ei see selleks, aga ikka on selline situatsioone, kus on hea, kus suudad ennast kaitsta. Tõsi? Jah, aga kusjuures ongi, meil nüüd tuleb, mul endal seal Tartus boksiklubis tulebki nüüd üks tüdruk hakkab andma siis fitness tai boksi. Ja see on siis üldse niisugune, et sul ei ole seal mingit kontakti, et tehakse koti peal, tehakse niisama harjutusi, et selles mõttes aeroobne trenn, jah. Lihtsalt sa teedki kinnastega koti peal, et selles mõttes saab nagu igaüks, et ei olegi see, et kõik trennid on täiskontakt, et sul kui valuläve ei ole, siis sa ei saa, et ei vastupidi, et täna on neid variante hästi palju, jah, meie seal 90 tõesti, läksid trenni, pandi kohast parjuma, löödi nina puruks ja siis mõtlesid edasi, kas sa teed seda trenni või ei tee, on ju. Aga täna on nagu variante nagu otsused välja teistmoodi, et kindlasti saab, jah. Kuidas Mark Rakveres boksitrennidega lood on? Boksi pole ju siin enam. Klassikalist boksi all üldse? Ei ole, jah. Kickboks on siin, aga klassikat ei ole, jah. See on huvitav kuidagi, vaata me arutasime kuidagi, et Eestis on kuidagi selline, et Eestis on hästi suur huvi on, ütleme siis sellise nagu tai boksi vastu ja siis klassikaline boks. See on nagu täitsa ära Eestis, samas lähed kusagil Londonis, võetab Inglismaale kuskil, seal on just klassikaline boks ja siis tai boks ja siis UFN on nagu ütleme nagu tunduvalt madalam, kui inimesed tahavad näha püsti seistes meeste võitlust, see on vaatemänguline. Aga UFC, kui sa püherdad seal maas, või siis Beernakkel on hästi populaarne, on ju. Aga jah, see Beernakkel on ikkagi klassikaline boksi baasil. Just, võtad kindad ära ja see on nagu Beernakkel, eks ju. Aga äkki siis peaksid Gert ja Mark ja Meelis võib-olla tegema mingi avatud trenni veel siin Rakveres, et pakkuda võimalust ja... Kusjuures tegelikult alguses oligi, Mark tuligi suure ideega välja, et Meelis võiks karta käima siin iga nädal. Ma arvan, et oleks... Meelis saab boksiklubi. Mul oli see väga selline, mis ma ütlen, viisakalt, kuidas ma ütlen, et see oli suhteliselt raske treeningu andmine, kuigi ma ise tegin vähe ka, seda ikkagi tegi. See oli sellepärast, et eelmine õhtu mul olid just minu filmitegijad seal ameeriklased olid Tallinnas ja meil läks õhtu veidi pikemaks ja kuna ma lubasin hommikul kohale tulla. No siis tuleb tulla, No see on väga kiired liigutused, küll ma pärast vaatasin täits, ma olen saanud juba päris vana vaatasin. Kuidagi kahtlasin kiiresti. Meelis mõtlesin, et kiirem liigutused, kiirem saab minema. Aeg läheb kiirem. Tõsi, aga te juba korra siin mainisite VIP-laudu, et kui esimesel üritusel oli kokku 30 lauda, et palju selle, 60 ütlesid nüüd seekord ja pooled on juba müüdud, üle poolte on müüdud. Ja Meelis, kuidas sul VIP-kogemus oli eelmine aasta? Väga mõnus. Toidud, joogid, vaade oli hästi hea sinna selle ringi. See on ka, ütleme, sa võid nagu mõnusalt mugavalt istuda, kui see ringi näe, see on ka probleem, et seda lauda ju sätitakse õige nurgalt ja nii palju, et sa näeksid ringis toimuvad ka. See on päris pikk õttu ka vaatad, jalgu sirutud. Jah, verega pihta saada ja selline... See käib asja juurde tõenäoliselt. Aga miski pärast see on selline inimesed tahavad näha, ta tahab istuda mõnusalt, mugavalt, glamuurselt ja samas elada kaasa sellele, kui verd lendab. See on miski pärast meie veres, inimeste DNA-s ja seda välja ei saa, kuigi me tahame AI-ga asustada Marsi ära, aga see on ja jääb. Eks see on sama võrdlus, nagu sa enne ütlesid, see Kolosseum ja gladiaatorid seal Roomas, nii et... Aga mõned asjad pole veel surnud. Tsirkust ja leib. Parimad boksijad ja treenerid alati publiku sees, et... Pane niimoodi, pane osaku, pane seal. Jah, eelmine aasta seal muidugi vahepeal ühed kaasaelajad läksid ikka väga hoogusel, tegid seal teisi maha ja et seal kuidagi jäi kõrvu see kõlama. Aga see ongi kõik boksi juurde, et selles mõttes, et selle peale see kõik üles ehitatud ongi tegelikult olgem ausad. Et kui me kuskil seal kahekesi mingi 2 venda kuskil nurgas boksivad oma, et ilma publikut ja et siis see asi oleks üldse kuskil nii kaugel ega atraktiivne. Lihtsalt huvitav oli vaadata ise saalis olles, et
et ringis siis mehed omavahel olid palju nagu sõbralikumad ja leppisid nagu ära ja siis omavahel need publiku siis need ühe fännid ja teise fännid, need läksid ikka nii käima ja sellised sõnad lendasid seal ja et noh, aga noh, huvitav oli ikkagi vaja. Aga samas ega ta palju erine jalgpallifännidest. Fännid on nagu viisakamadki veel, et kui need jalgpallifännid. Jah, no ja kui te tahate muidugi eriti toredaid sõnu ja uusi väljendid, siis minge kuhugi lastevõistlustele korvpall või jalgpall. Seal vanematelt tuleb sellist juttu, nii et vähe ei ole. Seda enam, jah. Aga sellel aastal samamoodi siis õhtukleidid, frakid ja smokingud ja kõik nii nagu asjaga käib. Hoida sama joont ja sama glamuurset joont. Eeskuju näidata. Just. Mõistlik. Marki, kes ma ükspäev saatsin Markile pildi oma, mis outfit on siis, et siis Markis näes, et 2 juudi jõulukud, et 2 edevat venda. Et kulda karda võimalikult palju ja UFN on ka kuldselt. Aga UFN mõtlesime, et me oleme siis ikkagi logo väärilised. Õige, sest ega te ju tagasihoidlikusega ei hiilga ju kumbki või mitte keegi. Ei ole välja tulnud, jah. Aga palju inimesi üldse oodata on saali, et meil on seal ju ka osad tribüünikohad, kus saab niisama istuda ilma selle VIP-sektsioonita, et palju sellel aastal tulemas on? Kuni 2000 äkki. Kuni 2000 ikka jah, et oleks nagu eesmärk täis saada, et eks ta näha ole, kas ka see täitub, aga siukene eesmärk meil täna on. Eesmärk oleks tegelikult ikka selline, et inimesed peavad hakkama kiiresti liigutama, et üldse piletid saada, jah? No see oleks jah. Et see oleks ideaalne värk. Väga hästi. Kas teil on endal midagi veel hingel, mida tahaksite veel rääkida? Mille küsimus ma pole osanud veel küsida või miskit sellist seoses UFN-i või millegi muuga, et ei, ära nii lailaseks minema. Muidu jääbki rääkima, Okei, piirdume siis UFN-iga. Muudel teemadel. Ega väga ei olegi selles mõttes, et lihtsalt kutsume inimesi üles veel praegult on veel siis varajased piletid on veel müügil mingi aeg, et kellel on siis soovi, saab minna Fienta lehele ja panna sinna märksõnaks UFN. Tule kohale, et ei kahetse. Ja 13. detsember. Et selles mõttes, et loota, et ta kuskil ülekannet näete, siis seda ei ole, et ei ette ega tagant järgi, et seda võimalust me nagu ei ole andnud ja praegult ei ole veel plaanis anda ka, et aga kui tuleb keegi ütleb, mehed, ma olen teile, ma ei tea, 500 000 eurot, siis teete ülekande. No siis hakkame asjast rääkima, mõtleme, kuidas see asi toimib. Täna ma just räägingi, jõuamegi selleni, et need, mis tänased pakkumised on tehtud ja kuskil näidet on nagu eeldatud, et meie maksame peale sellele, et me näitame. Aga kuna me peame nii suure investeeringu tegema seoses selle korraldusega, siis ma lihtsalt ei näe mingit mõtet seda lihtsalt ise peale maksta sellega, et keegi kohale tuleks, et just see korralduse raskus ja et see ei ole nagu see, et me korraldame nüüd, täna mõtleme nädala pärast teeme võistlus, et me tegelikult korraldame praktiliselt terve aasta otsa seda. Et kogu aeg väiksed nüansid ja läbirääkimised ja tihtilugu ongi mulle Markid kokku saanud, Meelik kokku saanud ja vahetavad mõtteid on nüüd viimasel ajal tegelikult Tallinnas üsna tihti kokku saanud, et lihtsalt mõtteid vahetada. Eelnevad aastad ju meelist nii-öelda meil ju sõpruskorras õldad, aga sellest on meelist saanud ka arutada asja. Et hästi palju tööd on tegelikult selle korraldamisega ja see ongi see, et igaüks, kes pileti ostab, mitte ei olegi see, et ma ostan pileti, et see minu filmis on nagu siuke tänu selle eest, et ma olen seda aastat see korraldan. Tõsi. Aga ma ei tea, kui teil midagi rohkem hingel ei ole, siis mina teid tänan. Aga nii, aga räägi meil. Sa küsid just selle UFN-i kohta tegelikult minu siis selle nägemus, mitte soov ega unistus, vaid nägemus tegelikult see, et kuna ideid ja mõtteid ja tegelikult ka võimalusi on piisavalt, et selle UFN-ist tuleb selline üritus, kus inimestel on kõigepealt see, kui ta pääseb sinna üritusele, et tal on hea meel, et ta sai selle ürituse, kuna see on niivõrd eksklusiivne üritus. Ja siis sellest räägitakse, kuni tuleb järgmine üritus, et see on midagi sellist erakordselt. Et võt sinna poole liikuda ja ma arvan, et me saame hakkama sellega. Jah, ma arvan ka. Anname endast parima. Just. Väga. Veel kord, aga siis suured tänud, et te olete siin täna istumas ja nautimas seda õhtut meeldivat olemist ja edu siis teile 13. detsembril ja enne seda ja pärast seda ka muidugi. Aitäh teile!